Tere tulemast Hea Taro kanalile! Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaksikutele. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii, et täna võtan mõned oraklikaardid, vaatame, millised energiat sealt tulevad ja siis võtan lisaks ka mõned tarosõnumid. Ja aga vaatame siis esimese sellise loomaenergia kaardi siit kaksikutele. Nii, merihobu. Merihobu energia. No merihobu on energia, kus seal on selline isalik jõud, et võib viidata, et midagi seoses isadega, kuna seal on selline püsivus ja vastupidavus selles energias. Samas millegi osas on nagu kas vaja või selline turvalisus. Seal on vaja selline stoilne, rahulikkus, kaitsev, selline nagu selline kindel kalju, et millegi osas on vaja kas seda tuge või kuidagi, see ei ole domineeriv energia, et see ei ole selline domineeriv autoriteet, et selline, seal on küll piirid, aga see ei ole selline kuidagi nagu niisugune pigem selline pehmem, leebev, konkreetne. Ma ei kõigu, mu arvamused ei muutu millegi osas, aga ei ole agressiivne energia. See võib näidata ka sellist võrdsust, võrgõiguslikult, soolist sellist võrdõiguslikkust, sest et seal ei ole nagu kindla, millegipärast merihobu puhul on see, et ei ole kindlaid rolle, et kuna merihobu on ju väheseid liike, kus ju tegelikult siis isa hoolitseb nende merihobu beebide eest, et siis siin ongi, et nagu ei ole, et need on naistetööd, need on meestetööd, siin on mingisugune, et kuidagi selline, ei ole rollidega ära jaotatud midagi, et millegipärast on kuidagi oluline, et siin ei ole nagu kindlaid rolle, vaid on nagu hea koostöö. Et oluline, et midagi on vaja, et mitte, et see on sinu töö, see on minu töö või kuidagi, et see on naiste töö, see on meeste töö, vaid kuidagi selline, ma pean saama kellegile toetuda, ma pean saama ole nagu selline, et see peab olema kuidagi kindel. Meil on selline koostöö, et on oluline. Mul on vaja head koostööd millegi pärast. Ja mul peab olema kuidagi kindel, püsiv, turvaline. Aga kuidagi on seotud isalikkusega millegi pärast, see on jah, selline isalik jõud, mehelik jõud. Aga piirid on. Nii, aga vaatame edasi. Isaduse energia. Nii, vaatame. Võtame siit veel ühe kaardi kaljukitsele. Nii, tõstan siia kõrvale. See kaart on siis abisaamise kaart, ehk siis ma ei tea, jalg üles, leekapp on ju. Abisaamise kaart, see on selline vastastikune toetamine, et siin jääkaru siis isa või ema on ju, et see väike jääkaru poeg ronib talle selga, et aidata võib-olla edasi liikuda, võib-olla ta vajab, et keegi aitaks tal sinna selga ronida. Et aga see on jah, selline nagu mingi teema osas või mingis, just kui ollakse elus mingisuguses kohas, kus nagu millegi osas ma vajan tuge, et ma ei taha, no üksi toimetada ei ole optimaalne lihtsalt. Et
et elu annab siis või on juba andnud siis selleks inimesed, kes sind toetada saavad. Et kas siis millega osas mul on nagu vaja kellegi tuge ja mul on kas see juba olemas või siis see elu annab mulle. Et no justkui see abi saabub, et millega osas on abi olemas või saabumas, aga trikk on siis selles, et see abi ka nüüd tänulikult vastu võtta. Et selline meeskonnatöö teeb imesid energia ja nagu koos saavutatakse rohkem, et midagi, et ei pea üksi millegipärast ja siin on ju ka tegelikult nagu oli see rolli jaotus, et igalühel on omad ülesanded, ei pea olema kõik jaotatud, aga kuidagi koostöös, et siin mõlemad viitavad sellele toetamisele ja koos tegutsemisele. Just kui ma pean ka saama kellegile toetuda, nagu ma ütlesin, et see kalju, kindel, tugi, tasakaal, turvaline. Väga ilus energia. Ganesha kaart. See on takistuste kõrvaldamise kaart, et siin on väikesed sõnumid ka all. Kaitseenergia, juhendamine. Et Ganesha on hinduistide jumalanna, aga ta on õnnesümbol. Et justkui et see, mis on takistanud edu või siis edasi liikumist senimaani, see olukord nagu laheneb, see eemaldatakse. Justkui nüüd need plaanid võivad saada teoks. Sest asjad juhtuvad põhjusega, et see kaart näitab, et võib-olla mingisugune ajastus või mingisugused asjaolud ei olnud lihtsalt varem soodsad. Ja võib-olla sa ka pingutasid millegi nimel, aga need lõppesid ainult pettumusega või ebaõnnestumisega. Aga nüüd on õnnestumiseks hea aeg. Et see Ganesha on see energia, mis ütleb, et nüüd on uks valla ja nüüd need takistused eemaldatakse. Et see on selline õnne jumalanna. Et on võimalus. Aga kuidagi ma tunnen, et siin on koostöö. Millegi osas koostöö, abi küsimine, abi andmine, saamine ja õnnestumine. Et isegi kui on varasemalt olnud takistusi, siis nüüd on midagi, mis võib õnnestuda. Nüüd on õige aeg, enne ei olnud lihtsalt soosiv. Aga vaatame kaksikutele mõned tarokaardid ka siia lisaks. Mõõkade 9. No mõõkade 9 on stressienergia. Mõõkade 9 on energia, kus tegelikult see kaart ütleb, et sa näed oma hirme, et näe oma hirme kui illusioone. Sest just need nad täpselt ongi. Et vahel on see energia, kus negatiivsed mõtted võtavad võimust ja kulutame suure osa oma energiast muretsemisele. Et ma lihtsalt muretsen, mõtlen ja kardan võib-olla, muretsen, mis kõik võib valesti näiteks minna või mis võib juttu ja äkki see ei õnnestu ja kuidagi see ise ülemõtlemine võib põhjustada sellist ärevust, depressiooni, müristab praegu hullult väljas, ärevust, depressiooni. Et ja nähaksegi asju võib-olla mustemates värvides, kui nad on. Et kuidagi tuleb nagu lasta, et see võib ka täiesti und segada. Võib-olla ongi midagi, mille pärast ma muretsen, midagi, mis pole võib-olla varasemalt õnnestunud. Mul on õnnestunud, et mul ongi põhjust muretsemiseks. Et siin praegu see Ganesha ütleb, et aga me kõrvaldame, nüüd on õige aeg, nüüd ei ole enam seesama hetk, nüüd on kõik võimalik, mis võib-olla enne ei õnnestunud. Et mõõkade 9 puhul tekib selline ärevus, võib-olla ka lootusetust, kas ja muretsen ja ma ei suuda selgelt tegelikult näha seda olukorda, ma ei suuda selgelt mõelda
ja vahel suhtun iseendasse negatiivselt, et ei väärtusta ennast. See on energia, kus ma tunnen, et oi, ma ei näe seda, ma ei tea, kas see õnnestub või ma ei näe seda valgust seal tunneli lõpus. Et ülemõtlemise energia hästi-hästi rahutu energia. Kuidagi sellest välja ronimine on kuidagi keeruline. Sellest välja tulemine on keeruline, ma ei näe ühtegi lihtsat lahendust vahest mõnes olukorras. Nii, hamburi energia. Et mõnel kaksikul võib olla tegemist hamburiga. Aga no mõõdukus, neutraalsus, tasakaalu leidmine, suurema pildi nägemine, kuidas edasi, võimaluste otsimine. See on hästi selline kohanemise energia, kus ma leian võimalusi. Ma ei taha kedagi sundida, ma ei taha kedagi suruda. Ma tahan, et kõik ise tahaks, aga suhteliselt seda, mida mina soovin. Et see on sellise kuldse kesktee leidmise energia ja minu jaoks alati mõõdukus lubab katsetada. Et vahel on vaja leida parema nagu lahenduse saavutamiseks rohkem ideid. Et võib-olla ma olen proovinud nii ja ma olen proovinud naa, aga võib-olla on veel rohkem ideid, rohkem võimalusi. Et see on energia, kus mul lubatakse nagu katsetada, aga et kui sedasi ei saa, siis ma proovin natuke teistmoodi. Et kui on mingisugune eesmärk, kuhu ma tahan jõuda, siis mul justkui, aga proovi kuidagi teistmoodi, kui sa seni oled teinud. Et midagi justkui minu elus, millegi osas on nagu tasakaalust väljas ja ma pean saavutama selle tasakaalu. Siin on alati, no mõõdukus kutsub alati tervislikud eluviisid ja puhkus ja kõik see, mis on minule hea. Aga siin võib olla ka, et ma vajan võib-olla millegi osas mõistmist ja vajan millegi osas tuge ja no siin on ka see toetamine. Aga kindlasti ei ole see ekstreemne energia. See tähendab, et ultimaatumeid ei sea. See ei ole selline kõik või mitte midagi, kõik munad ühte korvi, ei. Et see on just selline mõõdukus. Et kõiges on nagu selline tasakaal. Et ei ole ekstreemne, et pigem selline kesktee, harmoonia. Et kõik on nagu täpselt õiges koguses mõõdukad, on ju. See on ka võime osapooli lepitada, osapooli liita, et nagu selline miski justkui ühendab meid. Hea mediteerimise energia. Et harmoonia saavutamine, jah, tasakaalu otsimine, hästi neutraalne energia. Rahulikult. Minule see kaart väga meeldib, et öeldakse, et kaardipaki kõige igavam kaart, aga vahel ongi vaja, et oleks igav, et kõik oleks rahul. Selline energia, et ma tahan, et kõik oleks rahul. Kõigil oleks hea. Et see on nagu tuli ja vesi, ma seon tuld ja vett. Ja see peab toimima. Et eesmärk on nagu ühine, panna koos tööle. Midagi panna õnnestuma. Et mul on vaja, et see õnnestuks. Millegi pärast, mille pärast ma olen muretsenud. Müntide 6. Toetamine, abi saamine, väga suuremeelne kaart, kingitused. Ma saan kingituse, universumi kingitus. See on mulle väga müntide 6. See on võrdne leping, võrdne kohtlemine, et kui mina vajan toetamist, siis mind aidatakse. Kui mina aitan, kui mul vähegi võimalik, siis mina aitan neid, kes vajavad tuge. See on selline jagamine, toetamine, samas andmine on ju andmisrõõm kõige suurem rõõm. Ja samas on selline tänulikkus, et ma olen väga tänulik kõigile, kes mind toetavad. Hästi hea lepingut, see on jälle tasakaal, mõõdukus ka tasakaal. Saavutame millegi osas elus nagu tasakaalu, et jah, kuidagi selline tunne, et kõik oleks rahul. Kõik oleks rahul, hundid söödud, lambad terved või kuidas seal on. Et selline energia, et
mitte vägisi, mitte liiga tegemisega, vaid aga toetamine, võrdsus, tasakaal, annan, kui mul on anda, kui ma vajan tuge, siis ma ootan seda toetust, justkui kingitused. Selline heategevuse energia, et hästi suuremeelne energia, lahke süda. Tasakaalu on vaja, jah. Kindlust on vaja. Müntide 4, noh, müntide 4 on muidugi energia, kus ma ka säästan, olen kokkuhoidlik ja millegi osas ma võib-olla, et miski on minu jaoks nagu lukus või mina hoian midagi endas. See on samas selline tuleviku planeerimise energia ja võib-olla ka muretsemine tuleviku pärast, et mul on nagu oluline, et mul oleks, et ma vaatan, et mul oleks näiteks mingite tulevikuplaanide elluviimiseks vajalikud vahendid olemas. Aga siin jah, tuleks vältida sellist liialt materiaalsesse klammerdumist ja ainult sellele fookuse suunamist, sest see on seisev energia, on ju, see ei too nagu juurde. Ja me paneme nagu lukku pigem ennast, et me ei luba näiteks endale mingeid naudinguid, ei luba, noh, proovime väga, et nii on kindel, nii on turvaline, nii ei juhtu midagi näiteks, et kuidagi selline tunne, et ma ei luba, ei taha võtta riski. Võib-olla mul on hirm teadmatus sees, ma tahan, et vot nii, selles hetkes ma olen tundnud ennast hästi, siis ma ei taha, et midagi muutuks seal juures. Et see ei ole avatud energia, see on kinnine energia. Hoian endasse midagi, see võib näidata mind või minuga seotud osapoolt, et ma ei pääse kellegile näiteks ligi või ma ei lase ise kedagi ligi, et kuidagi selline ukse hoian kinni. Et see on jah pigem seda, et ma lükkan teise endast eemale energia, et kas siis mina või minuga seotud inimene, et ei ole nagu avatud, et selline endasse hoidmine, vajadus võib-olla ka kontrollida, et ma ei soovi muutuda. Et see on see, et kui ma soovin armastust, küllust enda ellu, siis anna välja, et ära hoia, et ära muretse, et aga jaa, see on mingisugune minu vundament, mida ma kaitsen, mida ma hoian, mida ma tahan, et vot see ei tohi mõraneda, see ei tohi kõikuda, et see peab olema turvaline. Et selles mõttes selline, et ma hoiangi kinni, ma ei tahagi, et see muutuks, et midagi, mille osas mul on vaja kindel, see võib näidata materiaalsuse osas, et ma pean olema väga kokkuhoidlik ja säästlik, et tulla toime näiteks, et võib ka sellist asja näidata, et või siis jah, ei pääse kellelegi teisele ligi või ei lase ennast ligi. Et sellised väga nagu ettevaatlik olen siin energias, aga siin näidatakse toetamist, kindlasti on siin millegi osas koostöö, et ka abi saamine, abistamine on ju, et koostöö on siin kõik need kaardid ja justkui kõrvaldatakse, et kui on enne olnud millegi pärast, mille pärast ma muretsen ja takistused, siis justkui nüüd asjad lase nendel muutuda. Et siin võib olla, et ma nagu võib-olla väga ei julge riske võtta millegi osas, võib-olla ka ei ole aeg võib-olla riski võtta, sest siin ei riskita ka. Et ajastus on millegi pärast siin väga oluline, et iga asi on õigel ajal. Aga sellised sõnumid kaksikud teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid.